Anna, miks sa valisid kohtunikuameti? Ma valisin kohtunikuameti sellepärast, et see annab mulle võimaluse panustada meie õigussüsteemi minu arvates minu teadmiste, kogemuste ja oskuste juures maksimaalselt hästi. Ja ma tegelikult sellele esmasele arusaamisele, et minust üks päev kohtunik saab, jõudsin juba bakalaureuseõppe praktika ajal, kui ma olin praktikal Tartu maakohtus. Ja nii ma siia siis nüüd jõudsin. Mis oli sinu jaoks alguses kõige suurem positiivne üllatus, kui sa kohtunikuametisse tulid? Minu jaoks kõige suuremaks positiivseks üllatuseks, kui ma kohtus alustasin, olles eelnevalt olnud väga pikalt menetlusadvokaat, oli see, kui erinevad on kohtunikud avalikus tsoonis ja siin seespool. Kui avatud olid kõik uksed, kui soojad ja abivalmid kõik olid ja ka kui hästi tegelikult uusi tulijaid siia vastu võeti ja kui palju meile oldi toeks. Aga mis oli kõige raske? Minu jaoks oli kõige raskem lauapoole vahetuse juures mõtlemise ümberlülitamine sellest, et advokaadina ja eelkõige kohtuadvokaadina mina olin väga harjunud sellega, et ma pean olema hästi aktiivne, nii kui kas tuli mingi taotlus või seisukoht, sellele oli kohe vaja reageerida. Ja nii mõnigi kord ma tahtsin seda sama teha, eriti alguses kohtunikuna. Ja tihti oli minu kohtujurist see, kes ütles, oot, küsime ikka teise poole seisukohta enne. Kui sa tooksid välja suuremad kohtunikutöö eelised advokaaditöö eest, siis mis need oleksid? Minu jaoks peamine eelis, kui ma võrdlen kohtuniku ja advokaaditööd kohtunikuna, on sõltumatus kliendi positsioonist ja võimalus ise otsustada. Kui sa võrdleksid kohtuniku tööd mõne spordiala või etenduse või raamatuga, siis mis see oleks? Kui võrrelda kohtuniku tööd raamatuga, siis olles ka asjaõiguse asju lahendav kohtunik, tuleb mulle esimesena pähe Tõde ja õigus, mis seal salata, nii mõnigi naabrite vaheline asjaõigusvaidlus meenutab väga seda kirjandusteost. Kui sa advokaadina võib-olla mõtlesid mõne kohtuniku töö müüdi peale või teadsid mõnda müüti, siis kuidas seestpoolt paistab või on need ümber lükatud siin töötades? Minule väga ei tundunudki advokaadina töötades, et kohtu kohta mõni müüt oleks, nii et ma sellele hästi ei oska vastata. Ütle üks põhjus, miks tulla kohtusse tööle? Peamine põhjus minu hinnangul, miks kohtusse tulla tööle, on see, et siin on lihtsalt nii äge. Anna, kas sa soovitaksid kohtunikuametit oma sõbrale? Kohtunikuametit oma sõbrale mina kindlasti soovitaksin ja tegelikult ma saan sellele vastata ka mitte ainult tingivas kõneviisis, vaid ma olen soovitanud ja üks minu sõpradest, kes on ka endine advokaat, nüüdseks kohtunikuna töötab.